ma tõlgin. ma mõtlen ja ma tõlgin. Kui sa oled koomik, muidugi inglise keeles ma käin klubbides ja ma saan inglise keeles harjutada. Kui mul on üks suur nagu etendus ja ma käin teistel klubbides ja proovin materjali ja vaatan, kuidas on ja aga tead sa, maailmas on nii vähe Eesti comedy klubi. Ameerikas ei ole. Nii, et see on veidi raske ja nii, et ma proovin materjali vanematega Skype'il. Ema jälle ütles, no see on veidi rumal, ära nii ütle küll. Seekordne saade on pühendatud stand-up komöödiale. See on maailmas levinud nähtus, mis on Eestisse jõudnud oma klassikalisel kujul alles ülemöödunud aastal. Comedy Estonia on kaubamärk, mille taga on Eestis elavad austraallane Louis Cesaran ning ameeriklane Stuart Johnson. Comedy Estonia toob Eestisse kuulsaid välismaa esinejaid ning otsitakse ka Eesti oma talente stand-up komöödias. Ja mai esimesel poolel läks Comedy Estonia oma eestikeelse programmiga üle-eestilisele tuurile. Meie käisime neid vaatamas Pärnus Endla teatri kohvikus. Andrus Valvur ehk Andy Valvur. Kui ma loen sinu tutvustust tänase stand-up komöödia eestikeelse tuuri kavalehte, siis on kirjas, et sa oled üsnagi staažikas stand-up koomik Ameerikas ja nüüd vist 4. korda oma elus esined see eesti keeles Eesti publikule. No see on huvitav siin olla. Ma olen ikka tahtnud eesti keeles proovida ja minu eesti keel on nagu vanem eesti keel, aga see on huvitav mulle ja ma olen ikka tahtnud Eestis, muidugi ma saan inglise keeles, ma normaalselt töötan inglise keeles. See stand-upi kunst on nagu uus Eestis. Eestis ei ole palju olnud enne ja nii, et rahvas peab õppima, kuidas see kunst on ja eestlased on väga tagasihoidlikud emotsionaalselt ja nad istuvad seal ja mul oli eile õhtu, me olime Kuressaares ja ma olin laval ja tegin oma komeediat ja ma vaatasin, kus üks naine naeris, aga ta naeris käe üle suu ja üldsegi ei teinud häält, aga ta naeris nii, et ta pidi, ma ütlesin, et võta käsi ära ja võid naerda. Ma käin interneti peale, ma leidsin internetist, seal oli üks Al-Qaedal oli üks ingliskeelne ajakiri interneti, selle nimi on Inspire. Huvitav, te võite googlite seda. Te näete, see on Inspire, Al-Qaeda, Google, Inspire ja siis te näete. Ja mis seal oli kõige huvitavam asi oli, nad õpetasid seal üks artikkel, õpetas pommi tegema. Ja selle artikli nimi oli Make a bomb in the kitchen of your mom. Ja ma mõtlesin, kuidas see välja mängib, kui ema tuleb koju. Tead sa, halloo, Ahmed, kas keegi on kodus? Jah, ema, ma olen köögis. Seal sa oled terava. Ahmed, mis sa teed? Ma heitan pommi. Köögis? Jah. Ja mis asi see on? Survekattel? Ma tean, see on minu survekattel. Mul on seda pommipäevaks vaja. See oli pulmakink sinu onu Mustafa poolt. Ja, aga mul on seda vaja. Ja mis on klaasi ja naelad, mis on, ma just pesin selle põranda puhtaks. Ma teen džihadi, ma tean, et sa teed džihadi, aga ma just pesin põrandat. Kas sa džihadi ei toeta? Ära sa mulle hakka rääkima džihadist, noor mees. Ma olen sinu sokkide ja aluspükstega džihadi teinud 16 aastat. Tahad džihadi teha, mine välja, too kitse sisse ja tapa kitse ära. See on õhtusöök. Sa oled sündinud Ameerikas, eks? Ma olen sündinud New Yorgis, ma kasvasin üles Jaapanis ja siis kolisin Californiasse. Ma noore lapsena ma rääkisin eesti keelt, jaapani keelt ja inglise keelt, nii et kui ma jõudsin Californias, ma olin nagu kosmosest tulnukas.
Kas sa võid öelda, et stand-up komöödia on üks sinu põhialadest või on see hobi? Mulle või? Jaa. Ei, ma olen mitu aastat sellega töötanud ja raha teeninud ja ma teen mitu asju, ma kirjutan ja ma teen videomängu, ma olen mitu videomängu hääletan, ma teen jõledalt palju hääletusi videomängudele, raadioprogrammidele, ma olen televisioonis olnud ja aga ma olen suuremat osa olen ma töötan journalisti kaudu mõnikord, sellepärast, et ma olen raadiojournalist ja mul meeldib raadioga töötada. Ma olen raadioga mitu aastat töötanud. Ja kuidas sa kirjeldaksid seda stand-up komöödia skenet või siin ja Ameerikas, et kas see on ala, kus on võimalik professionaalina töötada, kas on selline klubide või teatrite võrgustik või kuidas on olla stand-up koomik Ameerikas näiteks või ka Euroopas? Well, Euroopas on see stand-up comedy see kasvab praegu, meil on Saksamaal on paar klubid, on Bonnis ja Kölnis ja siis Taanimaal on üks klubi ja ma just töötasin Antwerpis, seal Hollandi või Belgias ja Ameerikas on igas linnas on comedy klub ja oli aeg umbes 15 aastat tagasi, oli nii mitu comedy klubist Ameerikas, nii et sa said vabalt töötada ja seal oli nii palju tööd, et kui sul oli midagi 20 minutit materjali ja sa teenisid jõledalt hästi raha. Nüüd on nagu palju komöödia on läinud televisiooni ja inimesed enam ei käi väljas, ma võin kodus istuda ja vaadata, kuidas on televisiooni peal. Nii et see on nagu väiksemaks läinud praegult. Aga ikka suurtemas linnades on suured, väga New Yorgis on 5 või 6 comedy klubi ja San Franciscos on 2 tükki väga kuulsat, 3 tükki väga kuulsat ja Seattle'is ja Chicagos ja nii et suuremates linnades on ja see comedy tuur ikka käib. Mured koomikud tulevad ülesse ja ma olen seda ligi 25-30 aastat juba teinud ja mul on see on täitsa, seisad inimeste ees, paned inimesed naerma, see on hea tunne. Please be warm in your applause for this young lady, Jaanika Maidle. Tere! Nagu öeldud, ma olen Pärnust ja ma arvan, et on igati õige, et Peksu pealinna elanik käib vigaselt ringi. Tegelikult ma elan hoopis Sindis, aga ma ütlen kõigile, et ma olen Pärnus, sest keegi ei tea, mis asi see Sindi on. See on nii väike linn, et meil ei ole halbu piirkondi, meil on ainult halvad majad. Mulle meeldib naeratada, ma teen seda kogu aeg, ainult et ma naeratan sissepoole, sest mu ema ütles, et loeb see, mis su sees on. Ja ma arvan, et kõik teie, kes te väljapoole naeratate, tõepoolest vihkate end, et ei lase sisemusel oma naeratuse naudingust osa saada. Peaksite abi otsima. Selline enese vigastamine ei ole lahendus. Ma kardan meeletult kõrgust, sellepärast ma nii lühike olengi. Tähendab, kui ma peaks iga päev 1,60 m pealt alla vaatama, siis ma minestaks lihtsalt ära. Kõik mu sõbrad ütlevad, et sul on nii vedanud, et sa nii lühike oled, kuna noormeestele meeldivad lühikesed neiud. Ma võin ju paranooline olla, aga mul lihtsalt pole soovi mehkeldada meestega, kellele meeldivad väikesed tüdrukud. Ja mul on õetütar, nii et ma pean ettevaatlik olema. Sellepärast ma ei suhtlegi väga inimestega. Ma olen vallaline teadliku valiku tõttu. Selle valiku tõttu, mille on teinud need, kes ei soovi minuga suhet. Nende otsus teise suunda joosta on põhjus, miks ma veel üksi olen. Ma ei ole kunagi suhtes olnud, ma ei tea suhetest mitte midagi, aga ometi olen mina see, kes oma sõpradele suhte nõu annab ja nad võtavadki seda tõsiselt. Minu viis end lõbustada. Isegi mu 7-aastane õetütar teab suhetest rohkem kui mina. Me rääkisime ükskord tulevikust. Ta ütles, et tulevikus on tal 3 last. 2 tütart ja mees.
ma arvan, et need suhted on päris rasked. Ma ei tea muidugi, aga ma olen kuulnud. Ja kui kõik ei lähe nii nagu vaja, siis su sõbrad ütlevad, et ära muretse, kõik saab korda, see õige üks ja ainus on kohe ümber nurga. Aga nad ei ütle kunagi ümber millise nurga. Mis siis, kui tegu on Sydney ooperimaja nurgaga, ma kardan meeletult lendamist. Elusalt ma sinna ei jõua ja siis see mees ootab mind seal nurga taga. Tahab välja tulla hüüda, ma olen siin, aga mina pole seal, sest mu lend tühistati. Jaanika, sina teed selliseid kergelt morbiidseid väikse haige tüdruku nalju ja kust Comedy Estonia sind üles leidis? Ma läksin ise nende juurde. Nad väga ei tahtnud mind, aga ma ikkagi läksin ja ma hakkasin ühel vabamikri õhtul nalju tegema ja siis need leidsid, et mind on hea kaasa võtta, sest minu üle saab alati naerda ja nii ma nendega koos nüüd olengi. Eks iga inimene otsustab ise, võib-olla ma olen natukene kummaline ja morbiidne. Mis su jalaga juhtus? Ma komistasin paar nädalat tagasi kassitoomelt alla ja siis sai haiget jalga. Mis oli sinu seos Pärnu teatri Endlaga? Sa vist oled noor lavastaja või dramaturg või midagi sellist? Ma kirjutasin Endla noortestuudiole selle aastase näidendi Üle piiri, mida veel mängitakse üks kord 12. mail Pärnus. Et see on minu seos ja sellepärast ma saan ka siin igast teatritöötajate soodustusi ära kasutada, mis on päris lahe. Näiteks baaris saan odavamalt juua osta näiteks. Kas sulle tundub, et stand-up komöödias on samuti oluline mingisuguse enda karakteri loomine? Ma arvan, et on oluline, et stand-upis kõige tähtsam minu jaoks see, et sa teed seda, mis on sinule tõene ja millesse sa usud. Sest kui sa oma materjali ei usu, siis ei usu ka seda publik. Et kas teoreetiliselt, mida erilisem elu sul on juhul, kui sa oled verbaalselt andekam, et seda õnnestunumat stand-up komöödiad võivad sinult tulla? Ma arvan, et mida rikkalikum on inimese fantaasia, seda enam ta suudab neid erinevaid asju välja mõelda, et minul ei ole olnud just väga huvitav elu või et mul oleks midagi väga juhtunud, aga ma olen ka ikka lava peal, et sul ei pea midagi väga hullumeelset sinu elus olema selleks, et laval stand-upi teha, et peab olema lihtsalt elav fantaasia. Või siis mingisugused kokkupuutepunktid, mis siis publiku enda eluga haakuvad? Jah, midagi sellist, et mingi samastumise moment. Et suur hulk nalja on siiski ju sisepoliitikast ja suhetest, isiklikest suhetest. Jah, minu puhul küll, kuna ma leian, et suhted on raske teema, et siis see on see, millele mina keskendun. See inimlik, see lähedus ja see kerge veider tunne, selline kohmetus, et see on see, millele ma keskendun. Sa kavatsid jätkata? Hetkel küll, senikaua, kuni mind lavalt ära tõmmatakse. Please have a warm round of applause for Sander Oigas. Tere. Kuna ma olen võrdlemisi tundmatu nägu siin teiste võrdlemisi tundmatute nägude vahel, siis ma arvan, et kohane oleks ennast kõigepealt tutvustada. Et tere, siis mina olen Sander ja nagu Eesti inimestele kohane, siis minul on ka reality nimi. Ja üldiselt need nimed on päris ägedad, et meil on Paari Paavo ja Bussi Pirjo ja Vangla Indrek või see Nõia Indrek. Ja mina käisin siukses telemängus nagu 100 sekundit ja minu nimi nii äge ei ole nagu neil. Või mulle endale isegi nagu tundub see okei, aga daamidel lähe üldse peale see, et mind sekundi Sanderiks kutsutakse. Ja kui ametlik osa on tehtud, siis ma tahaks teile rääkida, miks ma siin olen. Et kui siin kõik räägivad aatelist juttu, et nad tahavad teha mingit huumorit ja mis iganes. Mina ausalt, ma tahan lihtsalt Keter Jaaniga tuttavaks saada. Ja minu arusaam, et kõik kuulsad inimesed tunnevad teineteist. Samamoodi näiteks nagu kõik vuntsidega mehed on sõbrad. Ja
ühesõnaga ma esimese hooga, enne kui ma nüüd selle praeguse plaani peale tulin, siis ma saatsin Ketterile sõnumeid ja helistasin õhtut ja värk ja ma mõtlesin, et jumala hästi läheb, aga siis ükspäev lugesin Kroonikast, et Ketter Jaani on sattunud ahistaja küüsi. Ja ma olin tegelikult päris pahane, sellepärast, et seal, kus mina pärit olen, nimetaks seda kuramaažiks või flirdiks või kui pervert, siis pervert. Nagu te näete, siis mul on siin lava peal päris raske praegu. Sest ma olen väga algaja sellel alal ja mis ma olen märkanud on see, et Eestis on ka publik tihtipeale algaja. Selles mõttes, et mitte kellelegi midagi halvasti öelda muidugi. Kui te ei naera, siis pärast ütlen sitasti ka. Aga ühesõnaga oli üks Tartu esinemine ja ikka teen seal oma mingisuguse jutu ära. Ju siis oli naljakas, keegi itsitab. Vaatan üle saali ja üks vend vahib mind siukse nii kurja näoga. Ma ei saa seda nägu ilmselgelt teha, kuna ma olen Shreki näoga, aga ja ta vaatab mind jõle kurja näoga ja okei, mõtlen ju siis ei saanud aru. Ja räägin ühe nalja veel, sama nägu. Ja siis läks juba asi isiklikuks, et mis mõttes sa raiske naera mu naljade peale. Ja muudkui jäin teda vaatama ja tegin oma asja ära ja mitte ühtegi piuksu, mitte midagi ei tulnud sealt, kogu aeg see nägu. Ja ega midagi, mõtlesin, et ei saanud aru, et tema enda viga on ju. Ja jäime pärast sinna kohta veel õlut jooma ja ta kuskil pool tundi, kui ma pärast seda, kui ma lava pealt maha tulnud, näen, see inimene kõnnib minu suunas. Ja lisaks tema kurjale näole oli ka tema kogu füüsiline statuur üsna hirmuäratav. Ta oli siuke 2 meetrini tatoveeritud 2-10 aastat vägistamisest mängumees. Ja ta kõnnib minu suunas ja siis ma juba otsisin niimoodi pilguga, et millises nurgas oleks hea lootasendis veritseda. Ja ta tuleb minu juurde ja sama näoga viskab iigle labida välja. Kurat mees, aitäh sulle, ma pole elus niimoodi naernud. Kui vana sa oled ja kus sind leiti? Ma olen 22-aastane ja mingi minu video tiirles kuskil internetis ja siis nende omad ja kuidagi me üksteist leidsime, täpselt ei tea. Ise nägid, ma olen ju nii hea, et kasutades siin ülejäänud meeste keelt, siis why the fuck not? Miks nad ei võiks mind internetist leida? Kas sa oled mõelnud, et sul stand-up koomikuna võiks olla ka mingit suuremat väljundit kui see Comedy Estonia tuur, klubi privé ja nii edasi? Jaa, mul on jumala kindel plaan. Ma saan piisavalt kuulsaks ja siis ma lähen mõnda erakonda, lähen Riigikokku. That's bars. Please be very warm in your applause for Stuart Johnson. Not good. Tere! Minu nimi on Stuart Johnson ja Lewis rääkis, et ma olen elanud siin juba 14 aastat, see on täiesti tõsi. Ja ma tahan rääkida minu esimesest päevas siin Eestis. Ma läksin poes ja ainuke toit, mis oli tuttav mulle, oli banaan. Ja siis ma võtsin selle ja siis kui ma jõudsin, ja see on see päev, millal ma õppisin, et eestlastel lihtsalt armastavad need eralduspulkaid poes. Nad kasutavad mitu tükki korraga, see on imelik. Päris imelik, okei. Siis kui ma jõudsin kassa juurde, see mees minu ees ootas, kuna kassapidaja skaneeriks tema viimast asja. Ma arvan, et pakk muna oli. Ja siis kui ma panin oma banana kassa lindile, ma ei kasutanud ka eralduspulka. Ja sellele mehele ei meeldinud see üldse. Vaatas mind, vaatas banaani, nagu see on banaani süü. Siis ta vaatas mind veel kord ja ta ei saanud hakkama, ta grabas pulka ja pani maha. Ja see oli sel hetkel, millal teadsin, et siin Eestis lihtsalt peab olema eralduspulk ühe mehe munade ja teise mehe banaani vahel. Aga inimesed eestlased küsivad kogu aeg, et miks sa oled Eestis? Ma vastan peaaegu kogu aeg, et ma olen Eestis sellepärast, et siin on turvaline. See on tõsi, siin on väga turvaline. Tornaadosid pole. Maavärinaid pole, hulleusklikke pole. Isegi loomad siin Eestis ei ole ohtlikud. Tegelikult igale loomale Eestis vastab ka loom Ameerikas, aga see Ameerika variant on natukene ohtlikum. Näiteks teil on siin Eestis sipelgad, meil on Ameerikas tulesipelgad. Teil on mesilased, meil on tapja mesilased. Teil on karu, meil on grizzly karu. Teil on sisalik, meil on krokodiil. Teil on... Kuule, ma unustasin sõna. Mis selle suure kassi nimi on, mis elab puu otsas? Ilves. Teil on Ilves, meil on Obama.
14 aastat siin Eestis. Päris tore tegelikult. See on natuke piinlik, aga ma olen aastaid mõtlenud, et Eesti kõige populaarsem kirjandus oli 15 osaline armastusluule kogumik, mis on pühendatud naisele nimega Ene. Sa esined Comedy Estonia tuuril eesti keeles ja sa räägidki tõesti vabalt eesti keelt. Jah. Et kui ma käisin teid mõni aeg tagasi vaatamas, mõni kuu tagasi vaatamas Drinkbaaris, siis see oli isegi hirmutav, kuidas kõik Eestis esinenud Anglo-Ameerika ja Austraalia koomikud tegid nii palju ja nii teravaid nalju Eesti poliitikutest, et vahestel Eesti stand-up koomikutele minu meelest jäänud lõpuks enam midagi järgi. Ma ei ole poliitiline koomik. Ma lihtsalt, ma ei tea, ma reageerin inimestele. Aga praegu vist on esimesed eestikeelsed etendused? Ja, täna oli eesti keeles, jah. Kas teil on ennem ka eesti keeles olnud? Jah, mitu korda. Open mic? Ja, mitu korda. Ja väga palju firma etendustel on eesti keeles. Ma õppisin poliitoloogiat ülikoolis ja ma tahtsin olla poliitika. Aga ma tulin siia, et õppida Eestist natuke rohkem, aga siis ma kohtusin oma abikaasa ja ma jäin siia. Please be welcome in the applause for Keiu Kriits! Mõtlesin, et mida ma teile siis räägin. Mõtlesin, et ma alustan oma kõige suurema tarkuse teraga, mis mul teile üldse öelda on. Kas te teate, kuidas saada Eestis prostituudiks? Eesti Ekspress kirjutas sellest mõne aja eest. Tuleb välja, et see on päris lihtne. See ei saa ainult Tallinnas mõnda aega stripiklubi Saho ees ja juba müüvadki sind maha. Aga see on täielik jama, sest minu bussipeatus oli vahepeal seal ees. Ma olen seal seisnud küll ja veel. Mitte midagi. Ei ühtegi pakkumist. Ja kuna tegu on Tallinnaga, siis enamasti ei olnud ühtegi bussi ka. Louis mainis enne, et ehk mõni teist kardab, et kas eesti keeles stand-up komöödia üldse võib toimida. Teie rahustuseks ma võin öelda, et Soomes on seda tehtud juba 20-30 aastat ja kui see isegi soome keeles töötab, siis meil pole midagi muretseda. Aga Pärnus käin päris tihti, ma käin iga suvi paar korda. Eelmine suvi ma pidin kahjuks 2 välismaa poisile suure pettumuse valmistama, kui ma siin käisin. Nad mõtlesid, et nad on parajad naljahambad ja küsisid mult, et hei, how do you say 12 months in Estonian? Eeldades siis vastuseks, et ma ütlen cocks taste good. Aga ma pidin neile pettumuse valmistama, sest ma ütlesin aasta. Euro. Teine asi, millest ma tahtsin rääkida, on euro. Sest et euro on meil olnud juba üle aasta ja minu arust on euro juures kõige parem see, et nüüd meil mõned vanasõnad on rohkem tõesemad. Näiteks, kes senti ei korja, see krooni ei saa. Korja nüüd maast 10 senti üles. Kohe on kroon 50 käes. Teine asi, mis euro juures oli see, et poodide ustel olid sildid euro hinda ei tõsta. Aga seal juures oleks pidanud väikse kirjaga veel olema, et mitte üle 30%. Sest fakt on see, et hinnad tõusevad. Kõik on viimase aasta jooksul kallimaks läinud ja Rootsi pangad teatasid just, et nad said Baltikumist rekordilisi kasumeid. Miks me ei protesti tänaval? Miks me seda stoiliselt talume? Põhjus on lihtne. Meil on lihtsalt suvel liiga palju sääski ja me oleme harjunud, et meid tühjaks imetakse. Ja see 12 kuu nali, mida mu peal üritati proovida, see on Tallinna tänavatel jalutades on see täiesti tavaline, sest et tänu Ryanairile tuuakse meile lennukite kaupa Briti poismeestest seksturiste. Mis on üsna nõme, aga samas aitas valitsusel täita ühe lubaduse. Mäletate ju, mida meile lubati, kui me Euroopa Liiduga liitusime? Rohkem seksikaid mehi. Samas need mehed ei ole seksikad, keda siia tuuakse. Aga minu arust valitsus siiski täitis oma lubaduse, sest nende tänaval kakerdavate purjus välismaalaste kõrval on Eesti mehed ise rohkem seksikad. Keiu Kriits, sind on nimetatud Eesti kõige naljakamaks naiseks ja mulle tundub, et ka
Comedy Estonia armastab sind reklaamida kui Eesti esimest stand-up naiskoomikut. Aastal 2002 tuli välja selline briti sari nagu Black Books. Ja siis ma vaatasin, et Dylan Moran tegeleb ka stand-upiga, siis ma hakkasin uurima, mis asi see stand-up on. Ja pärast seda ma olen seda inglise stand-upi päris palju vaadanud. Ja nüüd, kui tuli aastal 2010 Comedy Estonia, siis ma läksin esimest korda kohale ja ma läksin ka järgmine kord ja hakkasingi kohal käima ja siis vaatasin, et tegelikult see on piletite ostmine iga kord kohal käies on üsna suur laks rahakotile. Et viis, kuidas tasuta sisse saada, on ise mikrofon kätte võtta ja nalja hakata tegema. Et see oli üks moenditest. Mis su enda taust on ja kui vana sa oled? Ma lähenen parimale eluaastale naise elus ehk 30-le ja äsja sain kätte ülikoolist diplomi, mis tähendab, et nüüd ma olen paberitega tõupuhas filoloog. Kas sa kirjutad ka midagi muud peale oma stand-up etenduste, monoetenduste tekstide? Ma kirjutan iga päev päris palju, aga see ei ole nii-öelda originaaltekstist, sest ametilt ma olen tõlkija. Aga kui see kirjutamisest soon juba sees on ja käed liiguvad, siis mõttega käib ja seda lihtsam on mul ümber lüütada oma naljade kirjutamisele. Mulle natuke tuletad meelde Briti stand-up koomikut Sarah Millikoni, kas sa teda tead? Tean küll, ta on vapustavalt naljakas naine. Mul õnnestus mõne aja eest just ta filmis oma DVD-d Inglismaal ja mul õnnestus samal ajal seal olla ja ma sain teda ka laivis näha, ta on vapustavalt naljakas. Aitäh! See oli kompliment, aitäh! Louis, how many years ago did you come to Estonia and realize that if there is one thing missing, it's stand-up comedy? Actually, it was only about 2 years ago, but I have been coming to Estonia since 2006. And I thought it was a great place, and I really liked it. And it was about 2 years ago that some friends and I got together and we said, you know what these people need? More laughs. And so we decided to do some stand-up shows, and they proved pretty popular. And organizing-wise, how has it been? It's not that bad, actually. It's a small country. We worked very hard over 2 years to build up our reputation so people know who we are. And I think it's a good country to do these things for. What I've realized is stand-up comedians come from very diverse background. What is your background? Actually, I have a Master's of Computer Science. And I decided I don't want to work in an office all day. I'm probably going to hang myself if I have to do that. And I like doing stand-up. But I think the thing that unites us is that we all have mental problems. We're all messed up. And if you know comedians, we're all kind of messed up in the same way, even though we have many different jobs. My impression of Edgar Savizar feeding the birds. All right, this is him. So Edgar's out there. Remember, it was still icy back then, so it's quite dangerous out there. And Edgar's like, birds, okay. Some for the birds, some for Edgar, some for the birds, some more for Edgar, a bird for Edgar. That's what I imagine it to be like.